Jõuame mõnikord filosofeerides klassikalise sellise väljendi juurde, et minu kasvuhoone kurgid on kõige paremad, sest Jumal on nii loonud või loodus ja kõige kõrgem loodus on niimoodi teinud, et me oleme erinevad individuaalsused ja meil on kingitud siis maitsed valikuvavaduses, eks ju. Kuidas me näeme asju, kuidas me areneme, kuhu me seisame, kust me vaatame paremalt poolt, vasak poolt, ülevalt, alt poolt või vaatame kõik ära ja siis sealt püüame seda seletada oma kogetud, eks ju. Ja siis see materiaalse maailma, see mitmekesisus saab toimida tegelikult armastuses siis, kui sa saad aru, et lähed nagu sellest kahesusest kõrgemale alguses. Saad aru, kuidas me oleme kõik ühest materjalist, kuidas me oleme ühest algest ja lahutamatu osa ühest algest, kellel on kingitud siis selline, selles seikluses väike roll ka, eks ju. Et me nagu ei erine, see on see mõtlemine, et Jumal on kõikjal samal ajal kõigest eemale, sama mõtlemist siis rakendad ka argipäevas, eks ju. Et ühtepidi ma olen naabriga üks, aga teistpidi ma olen naabriga hästi erinevad. Ühtepidi kõik, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, eks ju, keha elemendid on samad, eks ju, samamoodi tema püüdleb, mina püüdlen mingite asjade poole, et nii palju nagu ühisjooni. Kui sa saad aru sellest nagu ühisväljast, mis on duaalsusest väljas, ja siis sinna peale sa saad ehitada alles siis selle mängurõõmu ja erinevused ja siis armastusega ütled, et mulle meeldivad minu kasvuhoone kurgid kõige rohkem, eks ju. Ja siis küsitakse mu kas mulle tomatid meeldivad, ma ütlen, mulle tomatid ei meeldi, aga naaber kuuleb, ütleb, et on ikka maitsena, sest talle meeldib tomatid, talle kurgid ei meeldi, eks ju. Ja siis see mäng saab alati, eks ju, kui me oleme armastuses, siis me teeme võib-olla kurk jääb mulle armsaks, talle jääb tomat armsaks, aga võib-olla kurgi tomatisalatit ikka võib koos sööme, eks ju. Või näiteks, eks, et siin on palju erinevad variante, et pole teatud mõttes selles reaalsuses, mis avaldub erinevat moodi, nagu unenägu näiteks, eks ju, on ka ju reaalsus. Samamoodi elad üle selle asju, sa öeldad, see ei ole reaalsus. Või siis nõnda niimoodi, et materiaalne energia jäävuse seadus, aga mateeria kogu aeg muutub, eks ju, keha vahetad, eks ju, et ta on nagu pidevalt transformeeruv, eks ju, et sa ei saa nagu kinni hoida siit, eks ju, ma mõtlen näiteks, ma ei tea, kehast, kodust, sugulastest, eks ju, see kogu aeg nagu muutub. Et see seiklus ja see mäng on ka, seda sa ka näed, eks ju, samamoodi on meie nagu peenkeha kontseptsioonidega ja eluvaatlustega, et me vaatleme nagu elu ja siis kogu aeg muutub meil, eks ju, et pole mõtet väga tõsiselt võtta seda hetkenägemust, eks ju, see on ka seotud ülihingega, sinu teadusega, sinu punjaga, punja tähendab, kui palju sa oled nõnda nimetatud kogemusi saanud ja kogemusi saanud just ma mõtlen nagu kõrgete omaduste vallas, eks ju. Kui sa oled ekspluateerivas meeleolu, siis sa võid ka väga arukas olla ja saavutada väga palju ja ekspluateerivalt, et kontrollida võib-olla tervet planeeti. Aga hinge nagu loodus või antimateriaalne hing, kui ta on nii seotud ülihingega, siis kui seal ei ole koostöös sellist tingimusteta armastust, siis inimene on lihtsalt õnnetu. Loogiline, eks, et sa oled osake tervikust, et sa kuulud kõigile ja kõik kuulub sulle ja seal ei ole nagu piire. Ja seal ei ole, et täna on nii ja see jääb nii, eks ju. Aga on olemas fundamentaalsed, eks ju, nagu on olemas mängureeglid, nii on fundamentaalne nagu jalgpalliplats, eks ju, et on olemas nagu jalgpalliplats. Jalgpalliplatsi peal võib teha erinevad mänge, võib mängi jalgpalli ja või mingid muid spordialasi seal, eks ju, samas staadionil nagu on tänapäeval, eks ju, erinevad staadionid isegi tehakse ümber, eks ju. Aga kui sa oled juba mängus sees, eks ju, siis sa pead mängureeglid teadma, siis tuleb nagu see, et sa saad aru, et kõik on üks, eks ju, brahmaan, aga et kui sa saad rõõmu saada, siis rõõmu saad siis siin maailmas üldse, isegi öeldakse vaimses maailmas, siis nendes rasadest suhetest, eks ju. Need 5 rasad, mis me oleme rääkinud, neutraalne ja teenija ja armastatu ja vanemalik ja sõbrasuhe, eks ju, 5 siis rasad, 5 maitset. Et selline blä filosoofiline jutt, aga nagu selle bottom line täna on siis selline, et kõik, mis eksisteerib, juba on ja ju ta siis peab olema, eks ju, kõik, mis juba on. Kas see on, ta võib öelda just kui teatud aspektist illusoorne, kui ta on, siis ta selles mõttes illusiooni nagu ei ole, kõik, mis eksisteerib, isegi kui ta muudab oma vormi, ma ei tea, keha element, 5 elementi lähevad varsti maaks või tuleks või kuidas nagu tagasi ja ikkagi tsükkel jääb, et kõik on nagu selles mõttes igavene. Aga kui sa tahad hamm ütled, eks ju, sanskriti keeles, et ma olen teadlik olend, eks ju, ma nagu vaatan, järelikult mingi tüüp on nagu, kes vaatleb. Ja kui sa oled isiksus, siis sinu õnn sõltub, kuna sa oled lahutamata osake tervikust ja mängureeglitest. Sa näed, et kõik on võrdsed, kõik on jänkud, ükskõik, kas keegi teeb sulle justkui füüsilise keha halba või
või haiget või sinu peenkehale, mõistusele ebameeldivat olukorda. Noh, need on lihtsalt, see on nagu mäng. Ja mida paremini sa mängureeglid ära õpid, selleks ongi pühakirjad ja pühakud, kes näitavad, kuidas jääda nagu sellesse anandasse, õndsusesse, sest see peale igaviku aspekti on väga tähtis aspekt on hingel, kui sa ennast vaatled niimoodi, et ma tahan nagu, et mul on hästi kõik, eks ju. Ühtepidi hirmud kaovad siis, kui on saate aspekti, saad aru, et sa oled igavene, aga siis ananda on see, et okei, ma olen igavene, noh edasi hakkame mängima, eks ju, tants, laul, muusika, suhtlus, eks ju, noh, need erinevad vormid. Aga see taust on nagu see brahmanis, kõik on brahmanis, eks ju. No öeldakse, et nagu päike ja päiksesära, et Jumala keha, algne keha, tema sära. Et ei ole, et see tema sära on halvem kui, noh, et hierarhiliselt, et Jumal on parem kui tema sära, keha sära, eks ju. Et kui sa mõtled tule soojuse peale, siis sa mõtled tule peale ka. Kui sa tule peale mõtled, siis sa tead, mõtled tule soojuse peale ka, eks ju. Päikse valgus ja päikse soojus, eks ju. Jumala isiksuse, Jumala kõike läbivad energiat, meie tema osakesed, nagu päikse valgus koosneb ka väikestest osakestest.